hommikust. Pakin vaikselt kotti ja hakka minema, aga vaata kui ägedad koerad siin on. Pesu eestelt kohalikul nõuga. Tõsia. Ja, tšau. Nii, saime igatahes oma majast välja, nüüd on meil mingi 70 kiltsa Reykjaviki siis, et siin vaatasime netist neid Blue Lagooni hindasid ja ausalt öeldes hing pidi kinni jääma, et mingi 50–80 eurot pilet olenevalt siis sellest, kas sa võtad mingi hommikumantli või rätiku ka. Ehk siis kollektiivne otsus oli sinna siiski mitte minna täna, et lähen vaatame, võib-olla lööme selle ressursi siis linna peal kuskil laiali, et Reykjavikis pidi mingi rahe roosteri olema, kus saab võib-olla head kohvi ja kuna ma olen siin üle öö ka väiksel määral haigeks jäänud, siis ma arvan, et see on tegelikult hea otsus. Me saime ju 8 euro eest väga lahedas kohas siis kujuda ka, nii et see on tegelikult checklistis maha tõmmatud. Aga vaatame, paneme Reykjavik ja vaatame, mis nad meile seal räägivad. Ja nii see käibki, vesi voolab tasuta. Laseme Halduskunnil auto kiirelt üle käia ja lähme teele, aga no vaata seda mäge seal tagana. Pole paha niimoodi üles järgata iga päev. Meil on kaardilugejaks on ära Mihkelsen. Frank ei saanud hakkama lihtsalt. Frankile anti vlogimine anti üle. Taga on meil Gert. Elmo on kahjuks meil haige täna, nii et ei saa midagi teha temaga. Jõudsime süüksesse kohta nagu Reykjavik Roasters. Vaatame siis meie kui kohvi eksperdid, et kuidas kohvi on siis siin pidavat hea koht olema. Foursquare vähemalt ütles, et väga super peaks olema. Gert, mis kohvi võtad? Flat White pidi olema selle riigi parim. Jah, siin pidi olema riigi parim Flat White, nii et vaatame, kuidas on. Careful, it can be very hot. Okay, thank you. Would you like a receipt? No, thank you. Olemine ei ole kõige säravam, aga õnneks Mike tassib välja. Mike tuli reisile pool haigena, nii et võttis koldeks ja paratsetamooli tabletid kaasa. Nii et nendest on mulle nüüd õnneks praegu suur abi. Panen 2 tükki korralik kontsentraat. Roheline potion on see küll, noh. Lemon, ja lemon. Limon on. Terviseks. Ralf on ka väga kerglik kohvisõber, ma võin nii palju öelda, et tal ikka alla 2 liitri päevas ei kulunud. Ei, väga hea kohvi on, selles mõttes. Parem kui see, mis ma ise hommikul presskannus tegin. Ma läksin seekord siis orgaanilise Peru aeropressi teed pidi. Thank you, bye. Ühesõnaga kohvikus on siis käidud 2 terafluud ja 1 mõnus aeropress sisse läheb, sealt vaatab, nüüd saab võib-olla natuke saaks ilma kinni lasta, kuni me järgmise koha üles läheme, aga ma enne unustasin mainida, et siia sõites me tegelikult sõitsime läbi ühest üliägedast circa 5 kilomeetri pikkusest veealusest tunnelist. See maksis 1000 kohalikku ja väga äge oli, nagu sõitis nii sügavale vee alla, et kõrvad läksid lausa lukku. Ja teine asi, mis ma pean kindlasti ära mainima, on see, et Reykjavikis on väga moodsad inimesed. Tundub, et iga teise välimus on nagu sellised disaineri või mohelooja välimus. Et me tulime siin praegu maalt otse autoga linna. Auto saime enam-vähem puhtaks, ise näeme välja nagu hillipillid, aga pole hullu. Loodaks, et vähemalt trendis saab nagu positiivse vastuse meie autole, et all good ja võite minna. Mind suruti taha istmul ära ja ma tõmbasin luugi kinni ja uhame edasi. Mis sa laada? Normaal. No mul läks põhimõtteliselt 20 eurot fish and chips ja väike Fanta. Ühesõnaga fish and chips in Reykjavik Fishis on siis tuleb kuskil mingi siuke 15 euri. Ja nagu ma aru saan, siis kohvi võid võtta tasuta refilliga kõrvale nii palju kulub. Aga vaatame, ei jõu oodata, et saaks juba maitsta, aga see place on lahe, et ma näitan teile natukene, kuni ma toitu ootan, ma näitan teile natukene seda place'i ka.
No nii, fish and chipsiga on done. Meil on tegelikult siin Reykjavikis täna veel paar tundi surnuks üli ja me lähme küll koju ja peame auto viima ära renti kuskil kella 5, et õigeks ajaks lennujaama jõuda, aga aega ju niisama raisata ka ei taha, nii et kolame siin Reykjaviki peal siis paar tundi ringi. Kui Ralf, Mihkel ja Siim ka kunagi oma püsti jäävad sealt restoranist ja oma Tinderi swipe'idega ühele poole saavad, siis saame võib-olla natukene tempot ka teha. 3.00 and is rising. And no precipitation, we're about a half inch behind, correction, a half inch ahead for the year, and 1 5300ths behind for the year so far. We'll be looking for a little bit of a change tomorrow, and of course the possibility of some scattered showers. Today, of course, there's nothing showing up on the radar. However, the satellite photo was pretty interesting for the western half of the U.S. Rain showers and thunder showers along that frontal system, and that wide band. Ei, see ei ole reklaam. See on seesama rendifirma, kus me endale auto rentisime ja me jõudsime nüüd siia kohale. Ehk siis lõpuks peaks saama vastuse meie suur küsimus, terve reisi vältel õhus olnud küsimus. Kuidas Islandil selle autorendiga sõiet ikkagi on? Mis sa arvad? Kas saadab edu või? Ma arvan, et see on samas seisus, nagu me selle võtsime. Üks asi, mis ma kindlasti teha soovitan, kui autot treenita, nagu meiegi tegime, see kõigepealt kätte saamise üles pildistada iga nurga alt. Me tulime küll pimedas, aga me filmisime nii palju seda ära ja see on üks meie osa meie taktikast, et me üritame nad oma kaameratega ära hirmutada. Hello. Yes, we brought back your car. Now it's in the car. Eelmine kord, kui me siit autot võtsime, siis õhtul mõned inimesed tõid oma autosid tagasi ja kes maksis siin trahve, mingi ulme summasi kuulsime ja nad olid kõik need esindajad olid siin taskulampide ja luupidega autode küljes ja kui tollel õhtul toodi ära 2 autot, siis mitte kummalgi olnud väidetavalt nagu kõik nii nagu pidi olema, ehk siis mõlemal tagasitoojal, mis siis kliendil olid üsna morid näod peas, et eks näis loodame, et meil läheb selle asjaga veits paremini. Esimesel inspektsioonil tundub, et ma ei tea, meie bussiga on korras, meil saati praegu minema, öeldi, pange kotid shuttle bussi ja me viime teid lennujaama. Ma olen kuulnud ka seda, et neid komplente võib tulla paari päeva jooksul, kuna ta käis sõna otseses mõttes autol ringi peale ja ütles praegu, et kõik on tipp-top. Võib-olla meie suur kari Eesti viikingid hirmutas nad nagu ära, aga võib-olla ka mitte, eks näis igatahes praegu paneme lennujaama poole. Siiamaani võib Hasso autorendi kohta ainult häid sõnu öelda, sellepärast et probleeme seal ei tekkinud ja me visatakse lennujaama shuttle bussiga ära ka, sõit ei ole pikk, see on ainult 5 minutit. Autorendis läks meil oodatust palju kiiremini, see tähendab, et meil on nüüd lennujaamas surnuks ja täpselt 3 tundi. Hello, sir. Any liquids in the bags? No. Any computers or iPads? Yes, computers there. 3 tundi hiljem saame lõpuks lennuki peale minna. Kiirelt maksuparadiidist läbi, ehk siis tax-free poest ja järgmine peatus ongi Läti. Bye. Thank you. Ühesõnaga, ootamatu asjade kulg, käekäik. Me jõudsime praegu selle lennujaama, me olime jumala kindel, et me peame siia magama jääma, et 3-4 tundi und tuleb teha, aga nüüd siin Frank ja Siim genereerisid mingid plaani, et võib-olla me ikkagi saame takso ja jõuame 3.05 bussi peale, mis uhab kohe Tallinna poole, kuigi meil on tegelikult piletid ostetud juba hommikuse peale, siis nad helistasid ja tuli välja, et kohti on. Kui me nüüd saaks 7-kohalise takso, kes jõuaks võib-olla järgmisesse peatusesse kuskile bussile ette sõita, et me saaks selle peale hüpata, et siis koha peal võib olla kuidagi orgunniks ja nende piletitega ringi, et refund nagu ei tee ja nii edasi. Aga ma ei tea, sellepärast, et tegelikult bussiga on sinna sõita 40 minutit ja me üritame praegu seda taksot ja jõuda sinna sisuliselt 10-ga, nii et väga sketši. Ei, kole lasta. Ma pole kunagi Franki nii aktiivse ja tegusana näinud. On küll jah, see on jah. Võta see, ma võtan istun ette, sul on palju luksuslikult. Mine kätte. Kiitus Stefan. Let's go. On meie buss või? Platvorm number 1. Jõudsime. Parale. Bussisõit lennujaama on 40 minti. Me tulime praegu mingi kuradi 4-ga. Okei, tegelikult kaus olles mingi 9-ga vist. Uskumatu tõesti me jõudsime. Me teame, teised eestlased, kes tulid lennujaama sama lennukiga, jäid praegu sinna magama mingi 4 tunniks, et koju jõuda ja ausalt öeldes see oli meie plaan ka, aga kuna meil on siin paar hullu, kes genereerivad mingeid plaane, mis ei ole reaalsed ja tõenäoliselt ei ole võimalikud, siis seekord õnnestus. Ära lend!
kas teie olete nõus minema tunni aja pärast Egiptusesse? Jaa! Ma pole sind kunagi nii kiiresti liigutamas näinud. Got it! Hea mõte oli meil. These nuts! tee Elli ja mõtleb üle natukene, et mis kümsi- midagi hakkama sai. Vaata, venno süda puperdus. Kümsi viskasin tipi onal, vaat suurte silmadega, mis soks. 50 aastat sott, 20. Kuidas? Saada meid koju. Lõpetame vlogi ära või? Me oleme tõsiselt väsinud, me tegime sukse runni ja soovin teile kõigile hea tööd, meile hea tööd, kes vaatate homme siis tere hommikust. Ja kodus me olemegi. Alati on juba tore ära minna, aga jube tore on ka tagasi tulla. Eriti kui sa oled juba mingi 20 tundi üleval olnud ja sellest hulga aega veel reisinud ka. Mul oli see lõpp hoopis teistmoodi siin planeeritud, et mõtlesin istume kottidega ja võtame põgusalt selle asja või reisi kokku, aga kuna meil läks seal Riia lennuajas nii kiireks, siis tead, on nagu on. Selle vlogiga ongi nagu on, see on reaalne elu, see ei ole siin, ma ei tea, nii hullult planeeritud ja lavastatud, välja arvatud mõni väike segment kuskil siin-seal. Et saate täpselt selle, mis mul on ja olen seal, kus ma olen. Võt. Aga meie seiklused ongi taas kord lõpule jõudmas või tegelikult juba lõpule jõudnud selleks korraks. Ja mul on siin veel 3 või 4 episoodi valmis vaja vorpida kiirelt, te olete neid loodetavasti praeguseks juba näinud. Aga seiklused on läbi, aga sellest pole hullu, sest nagu te juba teate, siis seal, kus üks seiklus lõpeb, seal taas kord järgmine algab, nii et ei olegi muud kui üks korralik uni ja vaja tervis ära ravida ja jalg terveks ravida, et juba uued seiklused veel võimsamalt vastu võtta. Üks on aga kindel. Mihkel, Mattis, Ralf, Gert, Siim, Frank ja mina kõik täname teid meile kaasa elamast. Ma loodan, et see Isandi segment teile meeldis. Mul oli algusest peale plaanis see teieni tuua, aga kindlasti tahan ma suured tänusõnad edastada ka sellistele brändidele nagu Photopoint ja Geeliaam või siis Science and Sport Estonia, kes olid 2 käega meie tegemiste poolt ja kohe peale esimest vestlust nõus meie tegemistele meie seiklusele õla alla panema. Et ma olen siinkohal jõhkralt aus, Eestis on kuradi raske leida nagu koostööpartnerid või lahedaid inimesi, kellega koos mingit asja ajada ja see, et nad olid kohe 2 käega minge tehke ja möllake nagu selle ürituse poolt ja nii-öelda panid õla alla, see tähendab meile tõesti palju. Suur aitäh teile kõigile vaatajatele meile kaasa elamast, aitäh kõikidele kommenteerijatele, laikijatele, jälgijatele. Siin on paar vaatajat ka kommenteerinud, et võib-olla ma teeksin mingi Q&A laadi video, ehk siis küsimused-vastused tüüpi video. Ja kui teil on küsimusi tekkinud või tekib, siis visake need kõik selle video alla kirja ja ma vastan meeleldi kõikidele küsimustele. Kui seal vähegi mõtet on või neid küsimusi rohkem tekib, siis ma kindlasti teen ka selle ära. Ja peale selle ongi kõik. Teie ikka pidage meeles, et olge ilusad, mõnusad, teineteise vastu head ja võib-olla helistage näiteks mõnele vanale sõbrale, kellega te pole ammu rääkinud, suhelnud või midagi koos teinud. Võtke ette mõni enda mini väike seiklus kas või ja muud ei olegi. Hoidke jalgpedaalil ja lõbuarvelt kokku ei hoia. Näeme teiega varsti. Tšau! And in the Ponca City Blackwell area, 68 degrees today. Winds southerly at about 15 with gusts of 25 miles an hour. Barometric pressure 30.00 and is rising. And no precipitation. We're about a half inch behind, correction, a half inch ahead for the year, and 1 5300ths behind for the year so far. We'll be looking for a little bit of a change.